Johannese 14 ja 12. Tõesti, ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusi, mida mina teen ja teeb veel suuremaid kui need, sest mina lähen isa juurde. See on siis Jeesus ütleb oma jüngritele. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa austataks pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Ja ta jätkab 16. salmis ja ma palun isa ja tema annab teile trööstija, et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne, aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Nii et me teame küll seda kirja kohta kindlasti, kes te olete piiblit lugenud ja me näeme, et siin on antud väga tõsine tõotus meile, et meie teeme neid samu tegusi, mida tema teeb ja me teeme neid suuremal hulgal, sest tema läheb isa juurde ja kui me midagi temalt palume tema nimel, siis tema teeb seda. Et see on tegelikult üks selline esimene pidepunkt, mida me võiksime nagu aru saada, et meie ei tee mitte midagi iseenesest, me ei räägi mitte midagi iseenesest, me ei tunnista mitte midagi iseenesest, kui me ei ole tegelikult täis tema püha vaimu. Sest me võime rääkida iseenesest lugusi, me võime oma õpitust rääkida, kõigest, mis me oleme elu jooksul omandanud, me võime sellest rääkida lugusi. Ja nagu me oleme eelnevalt rääkinud, siis see maailm tegelikult, me ei tohiks, ma ei väsi seda kordamast, on võtnud väga ammu selle seisukoha, et meid harjutada täpselt vastupidi mõtlema, et me leiaksime igasugusele vaimsele asjale inimliku tõlgenduse. Et te kindlasti olete näinud selliseid juhtumeid, kus sa lähed, räägid kellegile midagi, mida võib-olla sa usud, et Jumala vaim on sulle öelnud, sa hakkad seda rääkima ja siis ta nagu seisab sulle vastu ja hakkab kõike nagu seda seletama lahti selle maailma võtmes. Olete kindlasti märganud selliseid asju. Ja siis sa tunned kuidagi, et kõik need sõnad lähevad kuskile vastu seina ja põrkuvad tegelikult sinu peale tagasi. Aga mis see on? See ongi see, et me oleme selles maailmas, kus valitseb hingevaenlane ja tal on väga ustavad käsilased, me ei tohiks mitte kunagi seda nagu alahinnata. Et keegi kunagi on öelnud, ma arvan, et see võiski olla üks inimene, kes siin Eestis piiblit õpetab, et kui sa räägid mingis teemas koguduses võimalikult vähe või ei räägi üldse, siis see on uks valeõpetusele. See on esimene asi, mis avab ukse valeõpetusele, kui sa mingist teemast ei õpeta, mingist teemast ei räägi. Et see ei pruugi olla kohe, et valeõpetus tuleb, aga tuleb kas uskmatus, kas tuleb mingisugune leigus, kas tuleb see, et pühavaimu ligiolu kaob ära, sellepärast, et inimesed vajavad õpetust väga erinevatest nii-öelda tahkudest. Ja kui meie väidame, et kurat on võidetud vaenlane, tal ei ole mingit meelevalda, ta on üldse mingi äpu ja noh, et ta nagu üldse ei saa millegiga hakkama, siis me jällegi tegelikult oleme nagu teises kraavis, sellepärast, et piibel ütleb, et tema on selle maailma vürst ja meie ei kuulu sinna maailma. Nii lihtne see ongi. Tema on selle maailma vürst, aga meie usklikutena ei kuulu sellesse maailma, kus tema valitseb, vaid meid on tõstetud Jeesuses Kristuses teisele tasandile, kus me valitseme koos Kristusega. Nii lihtne see ongi. Ja kui sina nagu oled usklik, sa oled uuesti sündinud ja tegelikult ei mõista seda vaimse maailma printsiipi, siis on väga lihtne meil tegelikult olla seal piirimail kuskil. Ma ütlen, sa kohe nagu redeli otsast kolaki alla kukud, aga sa võid olla seal tiksuda tükk aega seal piirimail ja tegelikult mitte aru saada, mis vaimumaailmas toimub, missugune võitlus seal käib, kuidas sellele vastu seista ja siis tekib selline mudel tavaliselt. Inimene tuleb päästmisele, on alguses suures vaimustuses, kõik on halleluuja, nii tore ja siis tasapisi ta hakkab kogema kuidagi sellist, et kõik see rõõm kaob ära, kõik see võib-olla sellised
imetöö tunnustähed, mis alguses juhtusid seal beebi armust nii-öelda, nagu öeldakse, mille vastu ma ka tegelikult vaidlen, sest see ei peaks nii olema, et meil on beebi arm ja mingisugune esimene armastus ja pärast läheb see, üks usklik ütles mulle kunagi, küll see usu mul sul varsti lõhki läheb, ega see sul kestma ei jää niimoodi. Et me ei tohiks ka niimoodi julgustada tegelikult inimesi, sellepärast, et see ei ole piibellik. See ei ole piibellik selline julgustamine. Minul öeldi, kui ma noor usklik olin nagu tuld täis ja öelda, küll see varsti lõhki läheb sul. Ja et kui sa varsti 2 jalaga maa peale tuled, mina ei taha tulla 2 jalaga maa peale, kuigi ma olen seal pidevalt, sellepärast, et siis ma olen jälle nii-öelda seal selles dimensioonis, kus tema valitseb ja olen seal võib-olla piirimail, kus ta saab väga kergesti mind kontrollida ja suunata ja mina ei taha olla seal 2 jalaga maa peal, ma ei taha olla selline väga korralik pintsaklipslane, kes oskab võib-olla piiblit peast, aga kui sa hakkad rääkima, ma ei ole pintsaklipslane, eks ole, aga ma ei räägi midagi nende vastu, aga ma tahan lihtsalt seda öelda, et ma ei taha olla väliselt selline korralik ja välja peetud ja väga kombekas kristlane, kes teab piiblit peast, aga kui sa hakkad rääkima vaimumaailmast, siis jookseb tagurpidi uksest välja, sest see läheb natuke üle vindi ja üle piiri ja see on nagu juba, mis ei saa kontrollida. Kunagi mul ka üks kristlane ütles, et ei maksa pühast vaimust liiga palju rääkida, siis võib asi käest ära minna. Halleluuja, kui ta käest ära läheb. Mulle väga meeldiks, kui ta käest ära läheks, sellepärast, et see on adrekas, see on täiesti pöörane, kui asi läheb käest ära. See on kõige igavam asi, mis võib olla, kui sa käid 30 aastat lihtsalt käid ja kuulad midagi ja kunagi mitte midagi ei juhtu sinu elus. Miks me peame kogu aeg rääkima sellest, mis oli 2000 aastat tagasi? Miks me peame rääkima, mis oli 2 aastat tagasi? Me peaksime rääkima sellest, mis on täna. Me peaksime sellest rääkima, mis on täna, praegu, mis praegu Jumal sinu elus teeb, mis ta praegu sinu ellu räägib, mida ta tahab hakata tulevikus tegema, kuidas me hakkame tulevikus edasi minema, missugused ajad on Eestimaa tulemas, millised ajad on Venemaa tulemas. Me tahaksime sellist tegelikult, on ju? Sest me elame tänases päevas ja me ei saa muuta mitte midagi. On nii? Jeesus surnust äratas üles Laatsaruse umbes 2000 aastat tagasi. Me ei saa mitte midagi selles faktis muuta. Me võime seda lugeda ja lugeda ja lugeda, aga see ei räägi veel, mis meie elus Jeesus täna teeb. Ta tegi siis ja see on nii lahe, et ta tegi seda siis. Aga me tahame, et ta täna ka äratab surnud üles. Kõigepealt ta võiks alustada meist endist. Ma ei räägi, et me füüsiliselt siin keegi oleme, kuigi ma just lugesin, küll ma räägin sellest pärast. See oli üks lugu, mis ma võib-olla pärast tunnistan selles asjas. Et selles mõttes ta võiks alustada meist. Kas sa tahad, et ta alustab sinust? Et ta ärataks sind tõeliselt üles? Ja seda ei saa mitte ükski inimene teha. Seda ei saa teha isegi, kes see oli? Mustanahaline Aafrika tulnud tuld, ma ei hakka nimesi nimetama, tuld täis mees, sellepärast, et seda saab teha ainult püha vaim. Ainult tema on see, kes on saadetud Jeesuse asemele, et olla sinuga koos igavesti. Tema on ainult see. Ja kui meie tahame, ma ei mõtle meid, vaid ma räägin üldse kristlastest, kui meie tahame, et Jumal oleks meiega ja me jätame püha vaimu ukse taha, siis see mitte kunagi ei toimi. Ja need on need asjad, mida tehakse muide väga paljudes kogudustes. Seda rääkis meil siin eelmine jutlustaja, ma ei tea, kuhu ta kadus suure hirmuga. Et selles mõttes, et räägitakse Jumalast. Räägitakse sellest, kes Jumal on, mida Jumal teeb. Aga püha vaimu teemad on natukene võib-olla üle piiri, kui sa liiga palju räägid. Kuidas me ei saa aru sellest, et me ei saa Jumalat sisse kutsuda ja püha vaimu ukse taha jätta? See ei toimi lihtsalt, sest tema ongi Jumal enda vaim. Kas tema tuleb ja on meie keskel püha vaim kui isik või teda ei ole üldse? Sest Jumal ei tule ilma temata mitte kuhugi ja sellest on vaja saada väga paljudel ilmutust. Et tema ei tule, Jumal ei tule ilma oma püha vaimuta. Me ei saa neid teha kaheks. Me ei saa vaimumaailmas selekteerida ühte asja välja ja teist jätta sinna paika, sest seal on omad reeglid, seal on oma hierarhia, seal on väga täpselt kõik asjad pandud paika. Ja meie seda muuta ei saa, meie peame muutuma selle järgi. Ja sellepärast ma mõtlengi, et siin on öeldud, et kui te midagi minult
palute minu nimel, siis ma teen seda. Kas keegi tahab, et ma hakkan ise juba varsti rääkima nagu mustanahaline jutlustaja? Kas keegi tahab, et see kirjakoht sinu elus täituks, et sina palud midagi Jeesuselt tema nimel ja see sünnib sulle. See sünnib sulle reaalselt, see sünnib. Et see ei ole muinasjutt, millest me praegu räägime, see on reaalne reaalsus, mida tegelikult on Jumal siia lasknud kirja panna. Ta tahab seda anda. Ta tahab seda anda, ta tahab seda teha, aga need asjad ei hakka toimima ennem, kui me saame aru, et meid on tõstetud Jeesusega kõrgemale tasandile. Meid on temaga koos üles äratatud surnust, et meie tegelikult valitseksime olukordade üle meie eludes. Et me valitseksime hingevaenlase üle meie elus. Ja arvate, et me muutume sellest kohe kõige arusaajaks, nagu me kuulsimegi siin ennem eelmise kõneleja loos. Sa ei pruugi aru saada üldse paljudest asjadest ja samaaegselt käia püha vaimuga koos. Kas see tundub sulle ebaloogiline? See ei ole tegelikult ebaloogiline. See, et sa oled püha vaimu täis, näitab, kus seisundis on sinu vaim. Aga sinu mõttemaailm ei muutu 100% kohe teiseks, et sa absoluutselt kõigest aru saaksid ja mõistaksid. Mu üks lemmik ilmutusi Piiblis on see, kus apostlite tegude 5. peatükis Peetrus läks ja sai aru, et teda vägivaldselt sunnitakse kuulutama paganatele. No kas just vägivaldselt, aga ta ei saanud aru ise sellest. Talle pidi Jumal väga suurejoonelise ilmutuse andma Korneliuse kojas, et ta saaks aru, et ta peaks rääkima tegelikult ka paganatele ja siis ta läks ka nii-öelda kuidagi, et kui just peab ja hakkas nendele rääkima ja mida me kuuleme siit, mida ta siis räägib. Ja ta siin kuulutab aga kui ma hakkasin, ise annab tunnistusin, aga kui ma hakkasin kõnelema, langes püha vaim nende peale, paganate peale, siis nagu meiegi peale alguses, siis meenus mulle issanda sõna, kuidas ta ütles, Johannes ristis küll veega, aga teid ristitakse püha vaimuga. Kui nüüd Jumal neile on andnud sama anni kui meilegi, kes usume issandasse Jeesusse Kristuse, kes siis olen mina, et oleksin võinud Jumalat keelata. Aga kui nad seda kuulsid, need teised jüngrid siis ja kristlased nii-öelda, jäid nad vait ja andsid Jumalale au öeldes, siis on Jumal ka paganatele andnud meeleparanduse eluks. Et väidetavalt oli see 14 aastat hiljem umbes pärast seda, kui Kristus taevasse võeti. Et 14 aastat nad ei saanud aru, et nad peavad paganatele kuulutama, kuigi Jeesus oli andnud neile suure missiooni käsu, öeldes minge kõike maailma, kuulutage kõigile evangeeliumi ja tehke jüngriteks. Jeesus oli kõikidele rahvastele andnud nii-öelda ukse lahti teinud, et kõik inimesed maa peal, ükskõik mis rahvusest, mis rassist, ükskõik mis usust, mis religioonist, see on mitte mingit vahet. Ta tegi kõigile ukse lahti, kõik võivad tulla. Ja 14 aastat hiljem püha vaimu täis Peetrus, mitte religioosne variser Peetrus, vaid püha vaimu täis Peetrus ei saanud aru sellest, et evangeelium kuulub kõikidele. Kas te olete mõelnud selle peale kunagi, miks ta ei saanud aru sellest? Ta oli ju püha vaimu täis, ta oli mitte lihtsalt püha vaimu täis, ta oli apostel, ta oli Jeesuse jünger, ta oli olnud temaga koos, ta oli näinud imesid ja tunnustähti. Jeesus oli öelnud talle, et sulle ei ole seda liha ja veri ilmutanud, kui ta sai ilmutuse Kristusest. Ta oli väga suure lubaduse saanud Jeesuse käest, et tema kätte antakse lausa taevariigi võtmed. Ta oli nii suuri tõotusi saanud ja 14 aastat on päris pikk aeg inimese elus. Ja ta ei saa ikka aru sellest, et paganad peavad ka evangeeliumi kuulama. Ta ainult kuulutab juutidele endiselt, ümber lõigatutele juutidele. Miks ta ei saanud sellest aru? Kas te olete mõelnud selle peale? Ta ei saanud sellepärast aru, et see oli tema mõistusesse nii tugevasti kinnistunud,
et isegi kui tuli keegi ja hakkas midagi ütlema, ma eesotsas Jumala endaga, siis ta isegi Jumalast ei saanud aru. Ta pidi saama nii suure ilmutuse Korneliuse kojas, kus Jumal näitas talle, et kõik need ebapuhtad loomad tulid, eks ole, alla. See ju tegelikult räägib mitte toitumiskavast, vaid evangeeliumi kuulutamist paganatele, see kirjakoht konkreetselt. See oli muutunud temal kõrgistuseks, et mis asi? Mis oli enne Kristuse ülestõusmist, paganad ei kuulunud absoluutselt Jumala rahva hulka, nendega ei tohtinud süüagi koos. Nad olid täiesti outsider, need olid inimesed, kellega ei tohtinud üldse rääkidagi, rääkimata kuskil kuulutada neile või palvetada nendega koos. Nad olid täielikult hüljatud rahvas. Miks? Sellepärast, et Jumal ise oli andnud lahutuskirja. Ta oli andnud lahutuskirja paganatele, mitte paganatele, vaid 10 Iisraeli suguharuleks. Ta oli andnud lahutuskirja ja sellest hetkest muutusidki nemad paganrahvasteks, kõik, kes seal ümber olid. Ja nüüd tuleb välja, et Jumal on järsku muutnud seda, mida tema Vanas Testamendis ütles. Nüüd ta on järsku ukse avanud ja kõik võivad tulla tema juurde. See ei mahtunud talle pähe. Näete, kui lihtne see on. Sul on mõistus peas, on ju, see on tore, kui see on. On teil mõistus peas? Minu väga palju ei ole, aga mõnikord on eredamaid sähvatusi, ütleme siis nii. Muidu väga ei ilga selle poolest. Nii, on mõistus peas ja on vaim, kus püha vaim kõnetab sind, kus ta räägib, kus ta juhib, kus ta ilmutab, kus ta näitab. Aga need kaks on omavahel väga pikka aega vastuolus. Miks sa? Sest sa oled läbi imbunud sellest infost, mida sa oled saanud ja ta ei anna alla. See on üks kõige suuremaid komistuskivisi minul isiklikult pidevalt, et ma tunnetan ühtemoodi ja tahan tõlgendada teistmoodi, tunnetan ühtemoodi ja tahan tõlgendada teistmoodi. Ja see on üks asi ja teine asi on see, et see maailm, nagu ma just ütlesin, on häälestatud nii, et ta tahab vaimseid asju seletada reaalsete füüsilise maailma asjadega, et tegelikult maha kiskuda ja suruda seda, mida inimesed vaimus tunnetavad, mida inimesed vaimus tunnistavad ja räägivad. Et kui sa tunned, et kuskil on sul öösel teemon toas, siis öeldakse, et see on unehalvatus või ajukasvaja näiteks. Aga mina tulin ükskord, mul on Eestis ka seda juhtunud, aga ma tulin ükskord Soomes ühte üürikorterisse, kus ma elasin. Tulin õhtul sisse ja ma tunnen, et keegi on seal olnud enne, mitte vaim, vaid inimene on käinud selles korteris. Seda ei tee sulle unehalvatus, seda ei ütle sulle ajukasvaja, keegi on olnud korteris, kuhu sina just sisenesid. Ja mina kogen, et seal on keegi olnud. Ma tajun seda vaimu kaudu. Mõistus ütleb, et kui uks oli lukus, kõik on omal kohal, mitte midagi ei ole võetud. Sa kujutad ette, sul on hallutsinatsioonid, sa sõid võib-olla pahaks ainult toitu, sul hakkab toidumürgitus, mis iganes sul hakkab tulema, aga su vaim tunnistab su sees, et keegi on olnud seal. Ahaa, ja siis ma sain aru, ma sain kinnituse sellel samal õhtul, et seal oli olnud meesterahvas. Kuidas sa teed vaimus kindlaks, kas sul on naine või mees? Seda küsimust ära ei arva. Prill-laud oli üles jäetud loomulikult WC-s. Ma läksin WC-sse ja üllatus, prill-laud on üleval. Ja mina mitte kunagi ei tee niimoodi, et prill-laud on üleval oma kodus. Eksita teema tuli tõesti prill-laud üles. Okei, see on juba kõrgem pilotaaž. Võib-olla tõesti, ma ei ütle midagi. Et selles mõttes ma sain ka sellel samal õhtul kinnituse, et seal oligi keegi käinud. Ja see oli meesterahvas, kes oli olnud küll muidu väga täpne, aga mitte ühes asjas, mis on meestel tihtipeale oma harjumus lihtsalt. Ma ei ütle midagi pahasti, loomulikult meesterahvad on õrnad. Et selles mõttes, see on niimoodi, eks ju lihtsalt. Ja siis, kui seda nägin seda prill-lauda, tavaliselt oleks siis inimene mõelnud, et juba jälle, eks ju. Aga seekord ma mõtlesin, et halleluuja, Jumal kinnitas mind tegelikult füüsiliselt, et seal oli keegi käinud. Pärast ma sain teada ka, kes seal nagu käisid. Seal oli olnud enne mingisugune remont.
ja Soomes on selline asi, et on olemas ka üldvõtmed ehitajate käes, kus tegelikult saab igal poole sisse minna võtmega ja on Eestis ka nüüd jah. Nagu igal poole vist ei saa, aga ma ei tea, igal juhul olid ilmselt seal käinud siis mingid endised töötajad midagi otsimas võib-olla. Aga ma räägin vaimutunnetusest praegu, ma ei räägi sellest üldvõtmest. Asja põhimõte on selles, et kui sa hakkad aru saama, et sinu vaim ja mõttemaailm on teineteisega vastuolus, sa ei saa kohe mõttemaailma poolest nii-öelda, see ei muutu ühe hetkega, see on üks väga pikk teekond, mida sa pead käima meelde uuendamise teel, sõna lugemise teel, palve teel, aga isegi Peetrus, absoluutselt, ja ka teised jüngrid, mitte ainult Peetrus, ei saanud aru, et nad peavad kuulutama evangeeliumi paganatele ja Jumal pidi andma suurejoonelise asja. Täpselt nii nagu see inimene, kes siin ennem rääkis, sa võid rääkida 20 aastat inimesele, aga ta tegelikult ei saa aru, mida sa räägid. Sellepärast, et see on üks asi, mis on kinnistunud siia. Ja piibel nimetab seda tegelikult mõistuse kõrgistuseks, pimeduse kantsiks. See on sama põhjus, miks ei ole võtnud väga paljud juudid vastu Messiat. Miks nad ei ole Jeesust vastu võtnud? Täpselt selle sama asja pärast nad ei ole Jeesust vastu võtnud, et nendel on pimeduse kate tegelikult. Nendel on ühed kõrgistused ja pimeduse kate ees. Ja tulevad need rohkem, kes on isikliku ilmutuse saanud hetkel, eks ole, kes on väga isiklikult Jumala poolt puudutatud, need inimesed tulevad. Ja kui me hakkame järjest rohkem mõistma, et püha vaim ei ole positiivne energia või lihtsalt vägi, mis mõnele antakse, mõnele ei anta, me peame mõistma, et ta on isik. Ta on isik ja ta on praegu siin ja ta tahab, et sa saaksid sellest aru, et tema on kõige olulisem üldse sinu elus, nii kaua, kui sa oled siin maa peal, et sa saaksid õppida Jeesust rohkem tundma, et sa saaksid ilmutuslikult aru tema sõnast, sellest, mida ta räägib sulle otse vaimu, seda, mida ta räägib sulle piibli kaudu, et ta annaks sulle südamesse inimeste nimed, kelle pärast on vaja täna palvetada. Mitte see, mida sa arvad ainult, et on vaja, vaid ta tooks esile need palveteemad, seda teeb ainult püha vaim. Ilma temata me oleme lihtsalt ühed religioossed klubi liikmed ja me eriti palju kuskile ei jõua. Aga me võime väliselt väga korralikud olla kusjuures. On ju? Ma ei räägi, et me peaks väliselt olema mingid untsansakad, ma ei räägi sellest praegu. Me ikka käime riides ja paneme kõik hingad ja nii, aga ma räägin sellest olekust. Ma ei taha absoluutselt kedagi nagu võib-olla puudutada otseselt, aga küll mina olen ikka mõelnud, ma ei ole õnneks käinud väga palju sellistes kirikutes, aga mõned korrad ikka olen ja küll mina ei suutnud aru saada, et miks inimene, kui ta hakkab rääkima Jumala sõna, siis hääl läheb hoopis teiseks. Siis ta hakkab nii aeglaselt rääkima ja väriseb see hääl kõik ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas see mõjub paremini. Aga tegelikult see on see, et me tahame nagu kuidagi näidata, et nüüd me oleme nii pühad lihtsalt. Saate aru, mis ma mõtlen? Et kui sa hakkad nagu rääkima, te saate aru küll, millest ma räägin, te olete siin targad tüdrukud ja poisid. Et me ei pea väliselt midagi tegema. Me ei pea väliselt midagi tegema. Mina ka kunagi noore kristlasena mõtlesin siit ja sealt, et peaks ikka õppima ja vaatame, kuidas teised ees teevad, et äkki siis Jumal tuleb rohkem ja siis ma läksin, ma ei tea, ma loodan, et see oli Jumal, kes mul seda ütles, aga panin lapsed magama ja panin küünlad põlema ja istusin põrandale maha ja panin vaikse muusika mängima ja tuled panin hämaraks ja hakkasin Jumalat ootama. Ja et Jumal tuleks kohale. Ja siis tuli mu sõna, et lõpeta see jama ära. Et ma olen juba siin. Sa ei pea tegema mingeid asju selleks, et Jumal tuleks kohale. Et ma ei tea, kas ta ütles just jama, see oli peaaegu 30 aastat tagasi, aga umbes nüüd lõpeta see asi ära. Et sa ei saa selle küünlaga ja selle muusikaga, selle hämarusega kuidagi moodi rohkem tekitada vaimset olukorda, kui ta juba on. See, et sina tuled siia, see juba tähendab, et Jumal tuli koos sinuga siia.
kui sa oled usklik. See, et sina tuled siia, see tähendab, et Jumal juba tuli siia. Ja nüüd me oleme tema nimel koos, tõotus on, et tema on meie keskel ja me ei pea tegema selleks mingit rituaale, et arvata, et siis ta on äkki rohkem. Me ei pea midagi selleks tegema. Ja selles mõttes mul oli veel üks kirjakoht, kes seda enam teab, kus see oli, ilmselt piiblis, aga ma vaatan korraks. See oli see oli väga hea kirjakoht tegelikult. Et kui sa tunned, kui sa õpid tundma Jumala vaimu ja aru saama sellest, et ta on tegelikult tõotuse kohaselt kogu aeg sinu sees. Ta on kogu aeg sinuga koos. Sa lihtsalt pead aru saama usu kaudu, ilmutuslikult, et sina oledki tõstetud Jeesusega valitsema. Sa oled üles tõusnud koos Jeesusega ja sa ei pea minema ja mõtlema, et kuidas ma saaksin või kuidas ta tuleb, ta on juba sinuga koos. Sa saad lihtsalt tänades ja ülistades nii-öelda rohkem minna sellega kaasa, mida ta sulle näidata tahab ja anda tahab. Ja see on nüüd ka põhjus, miks apostlite tegudes 5. peatükk ja 40-41 salm ütleb nagu väga hästi. Suur kohtu ees olid olnud jüngrid ja siis nad kutsuti uuesti sisse ja siis neile öeldi. Aga kui apostlid olid sisse kutsutud, peksid nad neid ja keelasid neid rääkimast Jeesuse nimel ja laskisid nad minna. Aga nemad läksid suurkohtu eest minema, rõõmsad sellest, et neid oli väärt arvatud kannatama teotus selle nime pärast ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasi mööda õpetamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. Et kas te saite aru sellest huvitavast kirjakohast praegu? Need inimesed olid oma elu kaalule pannud ja nad olid olnud just tegelikult selle ajastu religioossete juhtide ees, kes olid selle ajastu religioossed liidrid, õpetajad, variserid, kohtunikud, kogu see eliit. Ja neil keelati kõnelemast Jeesuse nimel, neil keelati palvetamast, kuulutamast selle ainsa nimel, kes tegelikult on toonud meile elu ja seda ülirohkesti. Nad tulid kõige väega selle vastu, mida tegelikult Jeesus tahtis teha. Nad armastasid küll teretusi turgudel ja meeldis, kui oli tähelepanu ja meeldis, kui oli kõik muu. Aga kui päris asi tuli, siis olid nemad kõige võimsamini selle asja vastu üldse. Nii, et nad olid valmis, need apostlid, kes pole midagi teinud ja jüngreid peksma, vangi panema ja lõpuks nad tapeti, nagu te teate, nad surid ju enamus kõik märtritena. Ja mida me näeme, nad olid nii rõõmsad sellest, et seda neile tehti ja nad tegid täpselt vastupidi. Nad tegid täpselt seda, mida neil oli just keelatud teha, mille eest nad olid peksa saanud, mille eest nad olid vangi pandud ja nad hakkasid kohe, täpselt nagu jonnipunn. Nii kui pikali virutad, plaks jälle püsti. Pikali virutad, ma ei tea, kas noorem põlvkond üldse teab, mis see jonnipunn. Teate, eks ole? Nii kui pikali virutad, on jälle plaksti püsti. Et täpselt sama efekti tekitas neil veel suurema soovi kuulutada Jeesusest, palvetada Jeesuse nimel, äratada surnud üles, teha haiget terveks. Aga ma ei räägi mitte sellest, et selle aja juhid keelasid või käskisid. Ma tahan rääkida sellest vaimsest konfliktist, sellest tohutust vastuseisust, kus religioon versus püha vaim tekitab täieliku sõja meie ümber. Ma tahan selle praegu esile tuua. Küsimus pole tegelikult, kes nad olid või kes nad on. Küsimus on selles, kas see inimene tahab püha vaimu, kas ta tahab tegelikult seda, et inimesed ärkavad, sest siis, kui tuleb ärkamine, siis kui tuleb püha vaimu väga tõsine väljavalamine, siis tuleb kaos. Selles heas mõttes kaos. Et sa ei saa kontrollida enam inimesi sellisel kujul, et nad oleksid lihtsalt viisakad, korrektsed, teeksid seda, mida sina ütled neile,
vaid siis tekibki kaos. Inimesed lähevad tänavatele, hakkavad seal kuulutama, hakkavad palvetama, hakkavad terveks palvetama inimesi, eks ole. Siis hakkavad suured asjad juhtuma ja mis see lõpptulemus on? Lõpptulemus on see, et selle maailma kuningriik kukub kokku. Selle maailma kuningriik, ma räägin praegu Eesti Vabariigist, ma räägin sellest kuningriigist, mida kontrollib kurata, mis on tema meelevalla all, kus tema saab öelda sõna, kus tema saab panna inimese peale päitsed, kontrolli, pimeduse, kõrgistused, kõik selle, et inimene käiks mõistliku rada mööda. Ja kui sa tuled õhtul koju ja sa elad üksinda ja sul on prill-laud üles jäetud, siis hakkad mõtlema, et sul on kasvaja peas või sul on unehalvatus, aga kindlasti see ei saanud olla tunnetus, mis ütles sulle, et keegi on tulnud toas. Sa oled kogenud seda, et keegi on toas. Sa võid sellisele inimesele, kes ei taha kuulda, teha täielikult näited ja ta ikka ütleb, et ei, küllap sa ikka mõtlesid sellise välja. Küllap see oli su ettekujutus. Ärge pahandage selliste inimeste peale. See on kahe maailma vastuseis ja sellega meil tuleb kokku puutuda iga päev. Absoluutselt iga päev, kui sa lähed hakkad kuulutama, kui sa hakkad päris asja tahtma, siis sa puutud sellega kogu aeg kokku, kus inimesed tegelikult on sinu vastu just selles asjas, et nendele see vaimne asi, see, kus püha vaim liigub, see hakkab vastu. See hakkab ärritama neid. Nad tahavad tegelikult igatepidi ära blokkida sind, et sa mitte kuidagi ei saaks neile ligi. Nad kardavad. Aga sa saate aru, mitte see inimene ei karda, vaid see vaim, millega ta on seotud, kardab. See kardab tegelikult, ta ei taha seda inimest vabaks lasta. See vaim ei taha inimest vabaks lasta. See inimene väga tahab. Iga inimene tahab, kui ta tegelikult on aru saanud, mis on taevas, mis on põrgu, mis on igavik, mis on see elu. Iga inimene tahab Jeesust, iga inimene tahab päästetud saada. Mitte keegi ei taha minna põrgusse, kui nad saaksid aru, mis koht see on. See on see vaim, millega kurat seob neid inimesi, kes on maailma tasandil ja ka usklikud, kes on religiooni tasandil, kes on religiooni vaimu poolt seotud. See on vaimsuse. Et nad ei salli sind võib-olla, nad hakkavad vastu sulle, nad räägivad sinust halvasti, nad valetavad su peal, aga tegelikult nad tahavad selles mõttes hoida seda inimest vangistuses. Aga mis ütles Jeesus Luuka 4? Ta tuli, et vabastada vangisi, ta tuli, et avada pimedate silmi. Kas me näeme, et Jeesus käis mööda vanglaid ja lasi kriminaalid välja? Ei, ta tegelikult vabastas neid vangisi, kes olid orjastatud, kes olid vangistatud kuradi poolt, ükskõik mis viisil. Oli see haigus, oli see mingi muu asi, oli see mingi sidumine, ükskõik mis viisil. Tema tuli, et vabastada vangisi. Ja kui me saame sellest aru, et inimesed on vangis, kõik need maailma inimesed, kes tegelikult näitavad võib-olla, kelle suhtes meie oleme ebasoosingus, kes võib-olla hakkavad vastu, nad on vangis tegelikult. Ja meie peaksime nägema inimesi sellest vaimu silmade läbi, mitte füüsiliselt, sest füüsiliselt võib olla see väga ebameeldiv, kui keegi kogu aeg on sulle pinnuks silmas. See võib olla väga ebameeldiv, aga kui me näeme, et see on vaimsus, ja tegelikult see on igal pool, siis me saame aru, et me peame selle vaimule vastu astuma. Ja see oli see, millest tegelikult just ennem siin ka räägiti. Võib-olla lihtsalt paljud ei tea, aga see on minu jaoks väga suur ime tegelikult, et see inimene, kelle nime ma ei nimeta praegu, on välja tulemas just nimelt sellest asjast, mis on nagu klassikaline näide, millest ma just praegu rääkisin. Ja ma olen näinud teisigi need inimesi erinevates kohtades, kus nad on välja tulnud sektidest, valeõpetustest ja alati seal on üks sama asi, et kurat oskab kuidagi nii huvitavalt selle õpetusega, valeõpetusega inimesed ära siduda, et ta hakkabki nägema, et temal ongi õigus kõiges ja teised on kõik täiesti valel teele. See on huvitav, kuidas ta oskab niimoodi need silmad pimestada, kuidas ta oskab nagu teha. Ma ei räägi praegu siin sellest asjast, mis siin ennem räägiti, aga ühest teisest, kus ma nägin, et inimesed alguses, nad ei saanudki enam aru. Isegi kui sa näitad piiblis ette, et see ei ole nii, siis ta tegelikult ei saa aru sellest, tal on silmad peetud.
ja muidugi tõlgendamise küsimus. Ükskord mõned üksikud võib-olla teavad seda lugu, aga ühed inimesed lugesid eestikeelsest piiblist välja sellise asja, unustades ära, et Jeesus ei olnud eestlane ja Jehova ei ole eestlane ja Jehova ei kirjutanud Vana Testamenti eesti keeles. Nad unustasid ära sel hetkeks. Ja siis nad võtsid Vanas Testamendis kirjakoha, kus nad siis tõlgendasid nii, et suur ärkamine ja Jeesuse taaskehastus tuleb Murru vanglasse. Seda vanglat, vist Eestis ei ole, on vist kinni pandud osalemas, ma ei tea täpselt, aga kunagi oli Rummu ja Murrus või Rummus või kus ta oli see? Murru oli see koht siis või kus see oli või? Ma tean, et Murru ja Rummu, et oli jah, ma täpselt ei tea, aga igal juhul nemad said ilmutuse eestikeelse Vana Testamendi põhjal, et on ärkamine ja Jeesuse taaskehastus tuleb just sinna vanglasse ühe konkreetse inimese peale. Ja kirjakoht oli siis piiblis, et sellest kas siis kivimurrust või ma ei tea täpselt seda, ma äratan oma koguduse selle eestikeelses piiblist niimoodi ja nemad võtsidki, et see tuleb Murru vanglast. Ja siis, kui nad kunagi hiljem üks inimene mulle helistas, ja ütles, et tal on vapustav tunnistus Jeesusest, et kas ma võin teda eetrisse lasta, muidugi siis ei olnud veel nii võib-olla uskmatu, nagu ma nüüd olen, et ma igat ühte ei laseks võib-olla enam, aga siis ma lasin ja siis ta läks lõppja tunnistuse, kuidas Jumal tuli ja tegi ja siis ütles, et meie pastor ongi Jeesus Kristus. Ruttu kõik nupud maha, mis veel üldse olla saavad, aga juba oli lipsanud läbi, eks ole. Kui sinna maale oli perfektne jutt kõik. See oli nii hea jutt lihtsalt, see oli nii hea tunnistus lihtsalt. Ja siis järsku ütleb, et ta ütles nime ka, ütles, see ongi Jeesus Kristus, et see on taaskehastus. Tema ongi Jeesuse teine tulemine. Ja siis ma mõtlen, et kas mina olen loll või ma olin nagu puuga vähe saanud tükk aega. Aga siis see oli väga palju aastaid tagasi ja minu teada olid nad väga kaua veel selle asja sees. Ilmselt mitte. Ja sellised asju on väga palju. Kas või Venemaal oli see Vissarjoni, kindlasti mõned on vaadanud, minu teada see Tuuli Roosma tegi seal veel ühe saate, eks ole, sellest Vissarjonist on ju. Inimesed müüvad oma kodud maha Saksamaal ja sõidavad sinna, et elada selles kommuunis, sest tema on Jeesuse taaskehastus, eks ole. Et vaadake, kuidas võib olla nii suur see kammits, mis pannakse pähe, et inimene hakkab uskuma seda täpselt, mida kurat tahab, et ta usuks. Ta oskab inimese mõttemaailmaga nii hästi manipuleerida. Lõpuks, kui tuli muidugi välja, et see Kristuse taaskehastus oli endine miilits, kes oli uue ameti saanud ja siis see hiljem paljastati ja ta pandi siis vangi selle eest või mis seal, ma ei mäleta täpselt, enam seda vist ei ole seal niimoodi. Aga jällegi, ma ei räägi mitte inimesest, vaid ma räägin vaimsusest, et ärge alahinnake seda. Ärge alahinnake seda, selle maailma vaimsust ja seda, kuidas religiooni vaim tahab teha meist viisakaid, toredaid inimesi ja tegelikult me ei tunnegi üldse Jumala püha vaimu, me tegelikult ei teagi, kes ta on, mida ta meile anda tahab ja see peaks olema sinu elu prioriteet number 1, et sa saad temaga kokku, et sa õpid tema käest kuulma, et sa õpid temaga koos käima, et sa tunned ära tema ligiolu. Kui sul seda ei ole, siis pane see kõige esimesele kohale, et seda saada. See on kõige tähtsam asi üldse. Miks ütles Apostlite 1.8? Te saate püha vaimu väe, et olla minu tunnistajad, ütles Jeesus ennem, kui ta läks ära taevasse. Et te olete minu tunnistajad. Sa ei saa olla tegelikult Jeesuse tunnistaja, kui sul ei ole püha vaimu väge. Sest ainult püha vaimu väes saad sa olla tema tunnistaja. Ainult teda täis olles saad sa tegelikult anda teistele edasi seda, mida Jumal tahab. Sest sa oled ju posteljon lihtsalt. On ju, posteljon ei kirjuta ise kirju. Parem oleks, võib-olla mõni kirjutab, ma ei tea. Posteljon ei kirjuta, siis on ta vale posteljon, libaposteljon, kui ta kirjutab ise kirja. Tema ei kirjuta ise kirju. Ja tema ei ole ka ise kiri. Tema on kirjakandja, kes viib ühe inimese sõnumi teisele. Ja täpselt samamoodi peaksime olema meie.
kes oleme need messengerid, kes oleme lihtsalt need sõnumitoojad, kellel on üks hea sõnum, mida ta on saanud Jeesuselt ja ta annab selle edasi kellelegi teisele. See on see, mis on meie amet. Sa saad, on see muusika, on see palve, on see sõnum, on see tunnistus, mis iganes see on. Sa oled kirjakandja, kes annab selle lihtsalt edasi. Ja ärme seda mitte kunagi unusta, et sa ei saa mitte kunagi seda teha, kui sa ei ole täis püha vaimu. Nii et püha vaim on isik ja ta on täna siin ja ma tahaks väga palvetada, et inimesed täielikult võiks enda selle maailma mõistmise ja elu maha panna